Opa. No tervitus kõigile. 4. august. Kell on 5 õhtul. Ja nagu juttu oli, siis olen oma kodukandis ja põhikohti revideerimas. Kuskil tunnike tagasi jõudsime siia. Kohe riided selga ja kodinad kaasa ja kalale. Mis siis esialgne mulje on? Veetase on märgatavalt alla läinud. Vesi on endiselt pruun tänu vihmadele. Aga muus osas on kõik paigas. Põhjaõng on juba sees, esialgu suurte konksudega. Räimed on seal tagapool sulamas ja hakkan nii kaua lanti loopima, kui räimed sulavad. Päike hakkab üks tunnikese pärast vast jõe pealt ära keerama, siis on vari jälle ja haugi poolelt vast parem. Loodan väga ikka, et ahven on see aasta jõkke jõudnud, kuigi varasematel aastatel hakkab ta augustis juba vaikselt ära kaduma, siis see aasta ei olegi ta nagu kohale jõudnud. Aga no vaatame. Kella 6 aega olen varem siin käinud, siis on ahvenat ilusti tulnud ussiga. Ja ega muud ei olegi, hakkan nüüd järjest lanti loopima, siis räim sisse erinevate katsetustega ja vaatame, kuidas olukord on. Ja eks kui midagi üldse toimub, siis tulemustest annan teada. Nii, räimed on piisavalt sulanud. Võib need vast püügile panna. Kolmi klõksu otsa. Alustame esialgu väiksemale. Kuskilt siit keskelt turja tagant. Natuke liiga pehmed on need räimed jälle. Nii. Sidur suht maha. Kelluke ka külge igaks juhuks. Siis ei pea silm punnis korki jälgima. Nii, ootame siis haugi. Tuh. No nii, muusika minu kõrvadele. Mõtlesin, et teen söögipausi ja selleks ajaks panen teise põhjaka sisse ja nii kui sisse viskasin, kohe keegi otsas. Veab päris ilusti praegu. Aga midagi väiksemat veel läks minema. Täitsa huvitav jälle mingi. Ei ole. Keegi seal tagajõestas passib praegu. Väga huvitav. Proovime. Taga seal varju sees istub praegu. Proovime uuesti. Nii, läks sisse. Mingi uut tüüpi tilistaja jälle tekkinud siia. Okei, las ta siis olla. Ootame uut tilinat. Nii. Kas lihtsalt näksib või on otsas? Nii, võta veel üks kord. On vist. Olemas. Ohoh, ahvene poiss. Ära sa märgi. Kus see ime tuleb? Selle aasta esimene ahven siis põhjaõngega. Nii, mis pidi talle see konks nüüd sees on siin?
jah. nii. see nüüd niisugune parajalt väike, see võib isegi äkki haugi jahtima minna või panen esialgu sumpa. mul on uus sump ka. aga see on niisuguse suurusega, et mis te arvate, panen augile või ei pane? see on piisavalt väike. ma panen selle augile ja siis vaatame edasi. okei, ma võtan räime välja ja panen selle asemele. aga siis on hea teada, midagi siin ikkagi liigub. äkki tuleb rohkem ahvenat. jätkame. mul on tunne, et särjed on jälle tagasi. põhjakas jälle korraks siputab. ja siis on vaikus. noh, võta veel üks kord. ossa raisk. nii, esimene vist oli haugivõtt siis või midagi sellist. ma ei teadnud, kui mul kaamera sees oli. jõudsin ainult ühe ropu sõna öelda. nii, läheb siis selline väikeste konksudega rakendus sisse, millega eelmine kord särge tuli. vaatame, kas saame selle tilistaja kätte. heal juhul võtab nendega ka ahvena kinni, aga natukene kahtlen selles. nii, aga loobime edasi siis tsigisid ja lante ka äkki. meelitame ikka haugi ka välja siit täna. seda ahvenat küll ta ei taha igastahes, liiga suur võib-olla siis. nii, kuna haug seda ahvenat ei tahtnud, lasin selle tagasi, see isegi natuke siputas, ma ei tea küll, kas ta elama jääb, aga panin nüüd räimega nii-öelda selle põhja ehk siis deadbait rakenduse sisse veel. kell on 8 või aga noh, ma arvan, mingi 8:30 äkki olen, 9 maksimum. vaatame, kas sellega põhjast rohkem või keskelt äkki meelitab haugi ligi. las ta tiksub siin. aga seda väikese konksuga ussitükikest ei taha küll keegi enam, nii et kas siis õhtu hämaruses enam ei taha seda särga? ei tea. proovime lanti ka ja ega siin muud ei olegi. esimese päeva kohta või õhtu kohta kerab küll. nii, haug võttis meie räime põhjast ära. hoidke nüüd põhjalt, et oleks kotihaug. oi, kolemas, ilus. vist. vaatame, kas saame kätte ka teise. opa. nii, päeva lõpuks siis kotihaug ka. vaatame ilusti jälle rahulikult, et kõik sõrmed, asjad vastu peaksid. käes. ilus poiss. nii. tõse. lahe. nii et deadbait toimib väga hästi. nii. nüüd on näpitsaid vaja meil. nii, see on kuskil kilo 900 ma pakun või. oi. rahu. issand jumal, nii äkiline. nii. hoppadi, tasus esimene puhkusepäev ära ennast, oih. nii, kus ta meil on siin? okei, see on korralikult sees. nii, ma panen praegu kaamera kinni, võtan konksu välja ja siis mõõdame ja kaalume ära. tore. nii, konks vaba, hakkame mõõtma ja kaaluma. nii, kõigepealt siis kaalume ära.
1 kilo 740. Noh, 200-ga panin mööda. Ja pikkust on tal nii paljukest kui... Pikkust on nii paljukest kui... 66, ütleme siis. Jah, 66 senti pikk. Pole paha. Nii, aga tänaseks siis aitab küll, ma arvan. See läheb kotti. Esimese puhkuse päev oli siis edukas. No nii, ma arvan, et päeva võib täna siis ära lõpetada. Lähme selle klutiga koju. Teeme ta kotletiks või mingiks muuks roaks. Ja ega muud ei olegi. Nädala lõpuni on veel puhkus. Üritan võimalikult palju kalal käia. Enamuses kindlasti siia või siis oma teise põhikohta. Ja vaatame siis erinevad kellaajad, proovin läbi. Tundub, et siis õhtul hiljem Deadbait rakendus toimub päris hästi. Vot nii siis. Aga sulle jällegi aitäh, et vaatasid. Kui sa ei ole kanalit veel tellinud, siis oleks tore, kui seda teeksid. Pane ikka kas pöial üles või pöial alla. Kirjuta mõni kommentaar. Aga tule ikka tagasi. Näeme järgmine kord ja tšau!